sõber, mina olen Loolale Anna ja see on minu sõber Lilli. Lilli on viimasel ajal kuidagi väga kurb. Vaata, kui kurb ta on. Tema juurde siia tuli elama isegi üks väike ämblik, et teda veidikene lohutada, aga ta on ikka kurb. Ja mina arvan, et Lillil on vaja sõpru enda kõrvale. Nii et täna mina lähen Riiketsaianduskeskusesse Lillile sõpru otsima. Tule minuga kaasa! Mina täpselt ei tea, mis taim see minu Lilli on, sest et ühel kevadhommikul ma märkasin, et selles samas potis hakkab keegi piiluma mingi väike taim ja siis mina hakkasin teda kastma ja nüüd ta on juba nii suur. Aga siis ta järsku muutuski kurvaks ja mina mõtlesin, et võiks ikkagi välja selgitada, mis taim ta on ja leida talle sõpru. Vaata, kui palju üliseid lilli siin on. Kas sulle need lilled meeldivad? Vaata, kui ilusad. Ossa! Oi, lillikene, sina oled selle lille kõrval ikka täitsa pisike. Mis arvad, kas see lill võiks sulle meeldida? Ei, see vist ei ole Lilli sõber. Otsime edasi. Aga äkki sina oled mul hoopis maitsetaim. Maitsetaimede lehed tavaliselt lõhnavad. Nii, vaatame, kes meil see siin on. See on basiilik. Tal on väga mõnusalt magus lõhn. Lilli, kas sinu lehed ka lõhnavad? Ei, Lilli lehed üldse ei lõhna. Kes see on? Siin on ka basiilik. Vaata, tal on hoopis teistsugune leht. Oi, ja sama maitsev lõhn, väga magus lõhn. Oi, kes see siin on? Varseller. See lõhn sobiks väga hästi supi sisse. Ja kes see võiks olla? Lilli, vaata. See on meil porrulauk. Vaata. See siin on lehtkapsas. Oi, tal on täitsa kapsa lõhnaga lehed. Kuidas sulle kas sobib? Aga see, Lilli, see siin on lehtseller. Vaata, kui kena ta on. Ja vaata, kui õnnelik, väga õnnelik lehtseller. Mis sa arvad? Ka ei sobi, jah? Sobib ka suppi sisse suurepäraselt. Lillikene, kas sa sooviks endale sõbraks mõne maitsetaime? Ei soovi. No olgu, lähme otsime edasi. Nii, Lilli, äkki sina oled meil mõni köögivili hoopis? Äkki sina oled meil tomat? Lilli, kas on sarnane? Vist ei ole. Lilli, sa ei ole tomat, eks? Lilli, äkki sina oled kurk? Kurgitaim on selline. Kas on sarnased? Vist ei ole, eks? Lilli, sina vist ei ole kurk. Ei ole kurk. Kes sa siis oled? Ossa, Lilli, vaata! Vaata, kes need siin on. Kas need on tšillid? Need ongi tšillid. Kuidas krokodill Villi rõõmustaks. Kas sina, Lillikene, oled tšilli? Lilli ei ole tšilli. Kui ma nüüd söön ühe ära, kas ma muutun draakoniks? Ma vist igaks juhuks ei hakka sööma. Äkki muutungi draakoniks ja oi, mis siis saab? Lilli, lähme edasi.
Lilli, aga äkki sina oled hoopis mõni Mari? Vaata, siin on meil vaarikas. Kas on sarnased? Ei, vist mitte. Vaata, siin on maasikad. Kas sa oled maasikute moodi? Ei ole. Või, Lilli, vaata, kui ilus taim see siin on. Nuusuta teda. Kas lõhnab hästi? See on pojeng. Aga sina vist ei ole pojeng. Lilli, aga äkki sina oled lill? Kas sa oled lill? Lilli on lill ja äkki sina soovid endale sõpradeks ka lilli? Kas me äkki valime sulle siit mõned sõbrad? Jaa, Lilli on nõus endale siit sõpra valima. Valime koos. Lillikene, vaata, kui palju sõpru me sulle leidsime. Nii ilusad ja värvilised sõbrad on sul. Kas nüüd on aeg leida teile üks suur pott, kuhu me saame teid kõiki istutada? Sõbrad, vaadake, ma leidsin teile sellise poti. See on täpselt õige pott. Ta kajab ka nii hästi. Kuidas teile meeldib? Kuidas teile meeldib teie uus pott? Suvelilla muld pikaajalise väetisega. Sõbrakesed, nüüd on aeg teid ümber istutada ja äkki siis te kõik olete mul väga-väga õnnelikud. Tulge, lähme istutame teid potti. Armas Lillikene, me leidsime sulle nii palju sõpru ja nüüd me paneme teid kõiki siia potti ja loodetavasti on teil seal väga hea. Ma kannan väga head hoolt teie eest. Rikets aianduskeskuse armsad töötajad näitasid mulle, et tegelikult siia suure poti põhja oleks hea panna hoopis kergkruusa, et siis, kui sa hakkad kastma enda lillekesi, siis see vesi läheb mullast läbi ja ta lähebki sinna kruusa alla ja siis see muld ei ole liiga märg ja meil lillekestel on palju mõnusam olla. Ossa, meil siin lendavad juba mesimummud, kui tore! Ma ei hakka seda mulda siia täitsa täis panema, ma jätan natuke ruumi lillede jaoks, siis me laotame kõik lilled siia mulla peale, sätime neid ilusti ära ja siis hakkame veel mulda juurde panema. Korraks panen sind koos potiga. Nii, kelle me sinu kõrvale paneme? Paneme ühe roosa lilla. Lilli, aga paneme talle ka nime. Kas me võiks talle nimeks panna Roosi? No Roosi, Roosa, Roosi. Ta ei ole muidugi Roosi moodi. Ei, nimi Roosi talle sobib küll väga hästi, aga ta ei ole Roos. Oi, Lilli, mul läks nüüd kõik segamini. See ei ole Roos. Ma kohe saan teada, mis lill see on. See on kirjas lihtsalt, et see on suvelill. Nii et las selle suvelille nimi olla Roosi. Siis me paneme sulle siia kõrvale San Vitalia. Kuule, mina panen sulle ka mõne teise nime. Mina panen sulle nimeks Päike. Roosi, Lilli, Päike. Nii. Paneme selle ilusa lille Lobelia. See on ka minu jaoks liiga keeruline nimi. No sulle me paneme nimeks Sini. Sini, Päike, Lilli, Roosi. Mis me sulle nimeks võiks panna? Mulle kuidagi tahaks miskit juustega panna. Mina tahaks panna talle nimeks Juuksur. Juuksur. Nii. Paneme juuksuri sulle siia. Paneme selle lille ka.
Nii, selle lille nimi on kuldkakar. Kuldkakar. Mis me võiks talle nimeks panna, mis sa arvad? Me paneks sulle nimeks ükssarvik. No selline nimi mul tuli. Juuksur ja ükssarvik ja roosi ja päike. Nii, paneme ükssarviku sulle siia. Üks lilleke veel. See on metsalvei. Ei, no see on nüüd rohkem ükssarviku moodi. Paneme sulle ükssarvik ja sina oled vikerkaar. No vot sellised nimed. Niimoodi saamegi teid siia panna. Minu arvates on väga ilus. Lillikene, sina lähed esimesena. Hopsti. Hurraa. Nii. Sini läheb siia lilli kõrvale. Siia pole. Vaata, kui palju juuri tal on. Ossa. Nii, paneme siia. Meil on siin ruumi ju veel. Oi, muidugi. Mul jäi nüüd päike. Jäi täitsa välja. Ossa. Nii, paneme ta siia. Nii. Psti. Ups. Sai natuke liiga palju taimi ühte potti. Ma arvan, et meie lillil ei ole siin lihtsalt ruumi siis kasvada. Oih, no vaat, kui mina oleks teadnud, kui palju ruumi igal taimel on vaja, siis ma võib-olla ei teeks vigu. Aga tead, kui sa teed mingit asja esimest korda, siis sa ei teagi ju, mis on õige. Nii et me kõik õpime. Teha vigu võib. Aga sa pead õppima nendest, eks ju? Nii, paneme mulda. Mida me nüüd peame tegema? Me peaks meie armsaid lillekesi kastma. Kas sa tead, mis see on? See on kastekann. Punast värvi ja nüüd me kastame meie lilli. Teeme neid õnnelikuks. Nüüd see ikka saaks juua. Meie lillekesed said nüüd kastetud. Nii, Lilli, kuidas sa tunned ennast? Ma tantsin sulle veidikene, et äkki siis sa lähed õnnelikumaks. Mida veel võiks teha? Meil oleks vaja ühte loitsu. See alati toimib. Talvel näiteks me saime lund taevast sellise loitsuga, et lumi, saja, lumi. Ei, ma praegu ei taha lund. Palume, et Lilli hakkaks särama hoopis. Tee koos minuga. Teeme kätega nii ja ütleme koos. Lilli, Lilli, sära, 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 Lilli, Lilli, sära. Sõbrad! Meil õnnestuski, vaata, Lilli hakkas õitsema. Kui ilus! Lilli ongi lill. Vaata, kui ilus lill. Ja kui hästi ta sobib siia enda sõpradega. Aga tead, mina ikkagi väga tahaks teada, mis lill sa oled, mis on sinu päris nimi. Sõbrad, lähme viime Lilli veel kord sõidule, et saada teada, mis lill Lilli on. Ossa! Oi. Vaata, Lilli! Vaata! Täpselt samasugune! Karikakar! Nüüd me teame Lilli päris nime ka. See on
karikakar või härjasilm. Sõbrad, vaadake, meie Lilli, meie karikakar Lilli on väga palju õnnelikum nüüd. Lisaks sellele, et ma sain teada, mis lill see on, me leidsime talle nii palju ilusaid sõpru ja leidsime nendele ka uue kodu sellises ägedas suures potis. Nüüd kõik need lillekesed saavadki väga õnnelikult siin elada ja meid rõõmustada. Ja nüüd ma viin nad koju ja mina hakkan nende eest hoolitsema, sest et nagu väike prints ütles, et me vastutame nende eest, kelle me oleme taltsutanud. Nii et kas sina vastutad enda lillede eest? Uuri välja, kuidas õigesti taimede eest hoolt kanda ja siis nad ongi sul väga-väga õnnelikud. Kohtume varsti jälle. Tšau!